Ukraina keskmaa kampaania on 2026 aastal eskaleerunud. Kümnete miilide kaugusel rindejoonest hävitab Ukraina Vene juhtimispunkte, logistikat ja palju muud. Nüüd andsid USA'd Ukrainale tehnoloogia, mis muudab selle kampaania peatamatuks. See on suur asi. Venemaa on võimetu seda peatama ja kui Ukraina kasutab seda uut tehnoloogiat hästi, võib ta kõik sihitud Vene relvad hetkega tolmuks muuta. JDAM-id on tulekul. Või peaksime ütlema, et neid tuleb veelgi rohkem. 5. mail avaldas USA välisministeerium pressiteate, milles kinnitati, et on heaks kiitnud võimaliku Joint Direct Attack Munitions Extended Range ehk JDAM ER-ide müügi Ukrainale. See pole väike tehing. Ukraina kulutab $373,6 miljonit, et saada enda käsutusse USA poolt toodetud keskmaa ründerelvad. Selle raha eest saab Ukraina 1200 KMU 572 JDAM sabakomplekti koos 332 KMU 556 sabakomplektiga. Lisaks tarnib USA kõik vajalikku, et Ukraina saaks neid sabakomplekte kasutada pommide muutmiseks Vene varustuse hävitajateks, nagu Ukrainal vaja. FMU 139 sütikusüsteemid kuuluvad samuti tehingu hulka, nagu ka varu- ja remondiosad, JDAM-i tugiseadmed, relvatarkvara, dokumentatsioon ning jätkuv tehniline ja logistiline tugi. USA ei müü siin ainult relvi. See pakub täielikku koostööd, et muuta Ukraina JDAM ER-id lahinguväljal võimalikult tõhusaks. USA pole varjanud, miks ta selle müügi heaks kiitis, sest näeb JDAM-e Ukrainas kui võimalust omaenda välispoliitiliste eesmärkide saavutamiseks. See kavandatav müük toetab Ameerika Ühendriikide välispoliitika ja riikliku julgeoleku eesmärke, parandades partneri turvalisust, kes on poliitilise stabiilsuse ja majandusliku arengu jõud Euroopas, teatas Välisministeerium oma pressiteates. Mis puudutab Ukrainat, siis tema saab USA-lt täpselt seda, mida tal praegu vaja on. Relva, millega tal on juba kogemus olemas. See saab kohe Ukraina relvajõudude koosseisu võtta ja hakata kohe täitma rolli selles keskmaa strateegias, mille Ukraina on Venemaa jaoks 2026 aastaks välja töötanud. Just seal muutuvad asjad Venemaa jaoks tõeliselt tõsiseks. Jää meiega ja me selgitame miks. Rohkem üksikasju toob Newsky, mis selgitab, et USA on määranud Boeingu peamiseks töövõtjaks, kes hakkab tootma JDAM komplekte, mis saadetakse Ukrainasse. Boeingil ei tohiks selles valdkonnas probleeme olla. JDAM-i on Ukrainasse tarnitud juba mitu korda varem. Esimene partii anti üle juba 2023 ja 2024 aastal. Need on osutunud väga tõhusaks ja just seetõttu Ukraina neid soovibki. Ukraina relvajõudude peastaabi sõnul on JDAM-i kasutatud sõjas enam kui 180 olulise objekti hävitamiseks. Ja need on hädavajalikud, sest need annavad Ukraina hävituslenduritele võimaluse kasutada kaugelt kasutatavat laskemoona, mida saab välja lasta piisavalt suurelt kauguselt, et vähendada pilootide riski rünnakumissioonidel. On vaid üks väike, aga mida näeme ka Välisministeeriumi kasutatud sõnastuses. Praegu on Välisministeerium teinud otsuse, mis kiidab heaks võimaliku relvamüügi välisriigile. See on täpne sõnastus ja sõna võimalik jätab USA-le veidi manööverdamisruumi. Lõplik roheline tuli on siiski veel vaja anda, enne kui müük täielikult heaks kiidetakse. Praegu on müügile antud esialgne luba. Siiski tuleb veel kinnitada mitmed tehnilised üksikasjad, sealhulgas lõpliku lepingu allkirjastamine, tootmise korraldamine ja relvade Ukrainasse toimetamise viiside määramine. On ebatõenäoline, et miski takistaks lõpliku rohelise tule andmist. USA-l on juba oma valitud töövõtja olemas ning sellised küsimused nagu JDAM-i tootmine ja Ukrainasse toimetamine on varemgi lahendatud. Seega on vastavad protsessid juba paigas. Siiski on veel mõned väikesed takistused ületada. Ukraina on valmis kohe maksma, niipea kui need takistused on kõrvaldatud. Ja selleks on palju põhjuseid, sest JDAM-id on ühed väärtuslikumad lääne relvad, mis Ukrainal oma arsenalis on. Või täpsemalt öeldes on need lääne komplektid, mis muudavad teised relvad palju ohtlikumaks. JDAM on sabakomplekt, mis kinnitatakse juhitamatu pommi külge, et muuta see GPS-juhitavaks täppisrelvaks. See muudab olukorda märkimisväärselt. Juhitamatu pommiga peab piloot sihtmärgi kohale lendama, et oma laskemoona kasutada. See tekitab mitmeid riske. Piloot peab sihtmärgile väga lähedale lendama, mis muudab ta õhutõrjetule suhtes haavatavaks. Lisaks nimetamegi neid juhitamatuid pomme nii, sest nende kasutamisel puudub igasugune täpsus. Ainu strateegia on pomm alla lasta ja loota parimat ning alati on võimalik, et tavaline pomm ei taba sihtmärki, muutes kogu lahingulennu mõttetuks. JDAM-id kõrvaldavad suure osa sellest riskist. JDAM ER variant, mille Ukraina saab, on varustatud spetsiaalse tiivakomplektiga, mis võimaldab pilootidel pomme heita kuni 40 meremiili kaugusel sihtmärgist, paljastab military.com.
Täpne ulatus võib varieeruda, sõltuvalt kõrgusest ja vabastamistingimustest, kuid oluline on see, et piloot saab tulistada ohutust kaugusest ning tänu GPS juhitavale süsteemile on väga tõenäoline, et JDAM tabab sihtmärki. Selline täpsuse tase ei ole tänapäeva sõjapidamises lihtsalt tore lisavõimalus, see on hädavajalik. Ja just see vajadus oligi põhjus, miks JDAM üldse välja töötati. 1991. aasta operatsiooni Kõrbetorm ajal olid USA piloodid väga pettunud pommides, mida neil kästi kasutada. Payway 2 oli selle konflikti ajal eelistatud pomm ja see polnud sugugi halb relv. Vietnami sõja ajal loodud Payway 2 oli sisuliselt komplekt, mis kinnitati Mark 80 pommi või teiste juhitamatute pommide ninasse ja sabale, võimaldades pommil järgida laserkiirt, mida lasti kas maapinnalt või pommi kohal lendavast lennukist. See oli umbes parim, mida USA suutis Vietnamis teha. Ja Payway 2 pakkus tõepoolest suuremat täpsust, võimaldades tõhusamaid rünnakuid, kui juhitamatud pommid kunagi suudaksid. Kuid ajaks, kui algas operatsioon Kõrbetorm, hakkas Payway 2 juba oma vanust näitama. Komplekti tootmine oli kallis. Mis puudutab laserjuhtimist, siis see lakkas töötamast, kui mängu tulid liivatormide suits, mis mõlemad olid Iraagis probleemiks. Laserid said häiritud. Payway 2 pommid ei tabanud oma sihtmärke. Operatsioon Kõrbetorm lõppes ja USA sõjavägi mõistis, et neil on probleem. Õhujõudude piloodid vajasid uut pommikomplekti, mis suudaks pomme juhtida igas ilmastiku tingimuses ega maksaks rohkem kui Payway 2. Maa ümber tiirlev uus GPS-satelliitide konstellatsioon pakkus täiusliku lahenduse. Laserid jäid kõrvale, GPS-juhtimine tuli kasutusele. Ja ei läinud kaua, kuni USA töötas välja esimese prototüübi sellest, millest sai lõpuks JDAM, mis nüüd liigub Ukrainasse. Aastate jooksul on algset JDAM-i kontseptsiooni kohandatud, et suurendada täpsust ja tagada, et vaenlase positsioonile saab edastada rohkem jõudu. Inertsiaalsed navigatsioonisüsteemid ehk INS töötavad nüüd koos JDAM-i komplektidesse sisse ehitatud GPS-juhtimisega. INS kasutab liikumise pöörlemisandurite kombinatsiooni, et arutada objekti, kuhu INS on paigallatud, orientatsioon, asukoht ja kiirus. See korrigeerib hälvet, mis võib tekkida relvades, mis kasutavad juhtimiseks GPS-i. Ja see tähendab ka seda, et JDAM suudab tabada oma sihtmärki isegi siis, kui vaenlane kasutab elektroonilise sõjapidamise süsteeme, mis on mõeldud GPS-signaalide segamiseks. JDAM-id on lahingus testitud palju rohkem kui paljud teised lääne relvad. Pärast esimeste komplektide tarnimist 1997 aastal viidi läbi terve rida katseid, mille käigus USA heitis 450 JDAM-i. Need katsed näitasid, et komplekt muutis juhitamata pommid täpseks kuni 10 meetri raadiuses sihtmärgist ning JDAM-ide töökindlus on 95%. JDAM on piisavalt paindlik, et seda saab vajadusel olukorra järgi kohandada. Sihtmärgi koordinaadid laaditakse JDAM-e kandvasse lennukisse enne õhkutõusu. Aga kui olukord maapinnal muutub, näiteks kui ilmub väärtuslikum sihtmärk, saab lennumeeskond koordinaate enne relva heitmist muuta. Mis puudutab JDAM ER, mida Ukraina saab, siis need on aastate pikkuse arendustöö tulemus, mille tulemuseks on relv, mis suudab tabada sihtmärke palju kaugemal kui JDAM-i algversioon. 2000-ndate keskel testitud JDAM ER sobib kokku 500, 1000 ja 2000 noheldaste pommidega, võimaldades Ukrainal valida laengut vastavalt sihtmärgile. See on mitmekülgsus praktikas. Pommikomplekt, mida saab kohandada kuni väljalaskmiseni ja mis suudab anda täpseid ja laastavaid lööke. JDAM on samuti komplekt, mis sobitub ideaalselt Ukraina 2026 aasta strateegiaga, mille nad on välja töötanud Venemaa pealetungi tõrjumiseks. Selgitame kohe, miks see nii on, aga enne seda väike meeldetuletus. Te vaatate saadet The Military Show. Kui te pole veel kanalit tellinud, siis nüüd on ideaalne aeg seda nuppa vajutada. Meie JDAM on ilmselgelt muljetavaldav. Aga miks on see Ukrainale nii oluline, et nad on valmis kulutama üle $370 miljonit, et saada kätte veidi üle 1500 neist komplektidest? Hinnajaotus on siin tegelikult väga paljastav, kui arvutame ainult komplektide arvu põhjal. Ukraina saab endale ülitäpse pommikomplekti, mille hind on veidi alla $244 000 tüki kohta. Muidugi peame arvestama ka kõiki sütikuid, varuosi ja tuge, mida USA müügiosana pakub. Seega on JDAM ER-i tegelik ülikuhind palju madalam. Ärge saage meist valesti aru. USA teenib selle müügiga ikkagi korralikku kasumit. Warzone'i andmetel maksis standardne JDAM komplekt USA õhujõududele 2021 aastal keskmiselt $21 000 komplekti kohta. JDAM ERID on kallimad kui need standardsed komplektid ning sellele võib lisada juurdehindluse ja kõik lisakulud, mis Ukrainale iga ühiku kohta juurde tulevad. Siiski jääb faktiks, et JDAM ER-id annavad Ukrainale suhteliselt odava võimaluse muuta muidu praktiliselt kasutud juhitamata pommid täpseteks relvadeks, millega hävitada Vene vägesid ja sihtmärke rindejoone taga. Ukrainal on vaja odavaid relvi.
Riigi rahaline olukord pärast enam kui 4 aastat võitlust Venemaa vastu pole eriti hea. Reutersi andmetel näitavad Ukraina 2026 aasta esimese kvartali tulemused, et riigi sisemajanduse koguprodukt on vähenenud 0,5% võrra. See number üksi annab ülevaate majanduslikest raskustest, millega Ukraina silmitsi seisab, kuna 2026 aasta eelarves on oodata $45 miljardi suurust puudujääki. Osa sellest puudujäägist leevendab Euroopa Liidu laen 90 miljardi euro ehk umbes $105 miljardi ulatuses, mis näib lõpuks täieliku heakskiidu saavat, kuna Viktor Orbán ei ole enam võimul Ungaris. Orbán oli seda laenu blokeerinud, nüüd on ta läinud ja Ukraina peaks lõpuks selle raha kätte saama. Sellegipoolest mõjutab Ukraina ebakindel rahaline olukord suuresti nende strateegiat aastaks 2026. Ukrainal on vaja relvi, mis annavad suuri tulemusi võimalikult väikese kuluga. JDM sobib selleks ideaalselt. Isegi kui üks JDAM maksab $244 000, annab see Ukrainale tohutu investeeringu tasuvuse, eeldusel, et nad suudavad valida õiged sihtmärgid ründamiseks. Iga õhutõrjesüsteem, mis hävitatakse JDAMiga, maksab Venemaale miljoneid dollareid. Sama kehtib ka juhtimispunktide ja logistiliste võrkude kohta. Isegi kui Venemaa kulud ei ole otsesed, tähendab JDAM ER-i võimandatud tagala nõrgenemine seda, et kaudsed kulud Venemaa jaoks kuhjuvad. Iga sõdur, kes hukkub, kuna nende logistika hävitati JDAMi poolt, lisab Putini sissetungile veelgi kulusid. Seega on tõenäoline, et Ukrainasse jõuda JDAM ER-id osutuvad väga tõhusaks ostuks. Lõppude lõpuks on need relvad piisavalt täpsed, et pakkuda ühe tabamusega hävitamise võimekust. Kui sul on selline täpsus, siis mõne $1000 rohkem kulutamine JDAMi peale, selle asemel, et osta keskmise ulatusega droon, on igati mõistlik. Muide, oleme juba paar korda maininud keskmist ulatust. Pea seda meeles, sest see on suur osa Ukraina 2026 strateegiast, kuhu JDAMid sobituvad. Veel rohkemate JDAMide lisamine Ukraina arsenali tähendab ka seda, et riigi õhuvägi muutus palju tugevamaks. Pea meeles, JDAMid ei ole Ukrainas uued. Riik on neid saanud alates 2023 aastast ning pommikomplektid on juba hästi integreeritud Ukraina õhuväkke. JDAM-id sobivad ka F-16 hävitajatega, mida Ukraina on saanud alates 2024 aastast. Nii palju, et just nendes lennukites läbisid Ukraina piloodid oma kiirkursused JDAM-ide kasutamise kohta. Praegu on mitmed Euroopa riigid ühendanud jõud ja lubanud Ukrainale 87 F-16 lennukit ning neist on lahingutegevuses kaotatud vaid 4. Kuna järjest rohkem JDAM ER jõuab kasutusse, muutuvad need lääne lennukid palju tõhusamaks ründevõimaluse poolest, mida nad Ukrainale pakuvad. Ukrainal on 6 Mirage 2005 hävitajat ning Prantsusmaa kaalub väidetavalt tulevikus veel kuni 20 sellise lennuki andmist Ukrainale. Ukraina saadud Mirage 2005T on samuti JDAM-iga ühilduvad. Ooguse keskendumine lääne lennukitele võib panna sind arvama, et Ukraina vanemad Nõukogude platvormid ei saa JDAM-i kasutada. Aga see ei ole nii. Nutika inseneritöö abil on Ukraina suutnud muuta mõned oma Nõukogude süsteemid ühilduvaks USA valmistatud pommikomplektiga. Me teame kindlalt, et Ukraina MiG-29 hävitajad kannavad JDAM ER, sest on olemas video, kus nad teevad seda Zaporižžja piirkonnas, mis pärineb juulist 2025. See video näitas, et Ukraina on kasutanud oma Nõukogude lennukeid lääne relvade tulistamiseks, kuna MiG-29-dele paigaldatud JDAM ER-id tabasid lõpuks Vene sõjaväe ületuskohta rindejoone taga. Ja see toob meid teise põhjuseni, miks see JDAM ER-ide ost on nii mastaapne. Ukraina teab täpselt, kui surmavad need pommikomplektid võivad olla ja see tähendab, et need sobituvad ideaalselt kiirendatud keskmaa strateegiasse, mida me näeme 2026 aastal. JDAM-i kasutamist Vene vägede vastu on palju rohkem dokumenteeritud, näiteks ka selles MiG-29 näites, mida me just jagasime. Loetleme neist kiiresti mõned. 2024 aasta märtsis teatas Defense Express, et Ukraina kasutas JDAM-i Vene raketi- ja suurtükiladude hävitamiseks Hersoni oblastis. Selles rünnakus hävitas Ukraina 38. eraldi merejalaväe brigaad JDAM ER-i abil ka Vene juhtimispunkti, mis väljaande hinnangul tulistati tõenäoliselt MiG-29 pealt. Liikudes edasi 2025 aasta veebruarisse, saavutas Ukraina märgilise saavutuse, olles esimene riik, kes kasutas edukalt 1000 naelast JDAM ER-i varianti rünnakus Vene sihtmärkide pihta. Seekord kandis pomme nõukogudeaegne Su-27 hävituslennuk, mis näitab, et JDAM on Ukraina õhuväkke integreeritud peaaegu nii täielikult, kui ükskõik milline lääne relv üldse olla saab. Tol ajal oli isegi vihjeid, et Ukraina kasutatud pomm oli toodetud Ukrainas endas, mitte saadud USA-lt, mis tähendaks, et Ukraina õpib ka ise JDAM-komplekte sobitama paljude juhitamatute pommidega, mis neil arsenalis on. Ja vaid paar kuud pärast seda paljastust kasutas Ukraina taas JDAM-i. Seekord hävitas rünnak Donetski piirkonnas Vene pataljoni juhtimispunkti, teatas Militani.
Jällegi kandis pomme Su-27 ning rünnak oli nii täpne, et suutis hävitada konkreetse hoone üsna tihedalt asustatud linnapiirkonnas. Kõigil neil rünnakutel on midagi ühist. Need hävitasid sihtmärke Ukraina okupeeritud piirkondades. Võib isegi öelda, et Ukraina varasem JDM-ide kasutamine oli eelkäija sellele keskmaa kampaaniale, mida nüüd hullumeelselt võimendatakse. Aastal 2024 ja 2025 viis Ukraina läbi üksikuid lööke Vene positsioonide pihta rindejoone taga. Nüüd on need löögid arenenud täieõiguslikuks strateegiaks, eriti kuna Ukraina on välja töötanud keskmaa droonid, mis annavad neile kulutõhusa viisi Vene varustuse, juhtimispunktide ja logistika ründamiseks vahetustagalas. Ukraina kaitseministeeriumi andmetel kasvasid keskmaa löögid, mis toimuvad vahemikus 20–150 kilomeetrit aprillis, võrreldes märtsi näitajatega kahekordseks. Numbrid on veelgi muljetavaldavamad, kui võrrelda neid sellega, mida Ukraina tegi veebruaris, sest aprillis korraldas Ukraina 4 korda rohkem keskmaarünnakuid Venemaa vägede vastu. Ja neid tuleb veel, ütleb Ukraina president Volodymyr Zelenski, lisades, et see on prioriteetne valdkond. See, mida me siin näeme, on strateegia hoogustamine, mille eesmärk on Venemaa halvamine okupeeritud aladel. Rünnakud rindel nõrgenevad selle lähenemise tulemusena ning Ukraina loob rohkem võimalusi vasturünnakuteks, mille abil on ta suure osa 2026. aastast Venemaalt alasid vabastanud. Nüüd lisage sellele võrrandile JDAM ER-id. Kui müük saab täieliku heakskiidu ja üle 1500 uue JDAM komplekti jõuab Ukrainasse, tuleb tõeline jõud esile. JDAM-id toimetavad sadu naelu lõhkeainet umbes 40–50 miili raadiuses. Keskmaadroonid tabavad Vene sihtmärke veelgi kaugemal. Veel JDAM-ide saabumine tähendab, et juba kihiline keskmaa kampaania muutub veelgi tõhusamaks. Ukraina teadis täpselt, mida ta teeb, kui ta palus USA-lt JDAM-e osta. Riik teadis, mis tal. 2026 aastal Vene lähitagala jaoks varuks oli. Nüüd loodab Ukraina, et kõik vajalikud formaalsused saavad kiiresti täidetud, et Ameerika JDAM-id jõuaksid õigel ajal riiki ning neid saaks kasutada, et halvata Venemaa kevad- ja suve pealetungi. Kuid JDAM-id ei ole Ukraina jaoks olulised ainult sellepärast, et need tugevdavad riigi kaitsevõimet. Me mainisime just territooriumi vabastamist. Ukraina on alustanud ulatuslikku pealetungi Venemaa vastu. Kui Putini kevadpealetung kokku kukub, pöörab Ukraina lahinguväljal jõudude vahekorda ja kuidas see toimub, saad teada meie videot vaadates. Kui sulle see video meeldis, siis ära unusta tellida The Military Show'd, et olla kursis uusimate relvasüsteemidega, mis Ukrainasse jõuavad. Aitäh vaatamast!